tegimegi seal ühe sellise testi, mis aitas ka aru saada oma tänasest sellisest domineerivast juhtimise käekirjast. Ehk siis kas ta on rohkem kaldu ülesannete keskse juhtimise suunas, et sa juhina hästi palju tegeledki selle tehnilise tööga, või hoopis on ta kaldu hästi palju just sellise nagu sõbrameheliku juhtimisstiili suunas, et kõigiga püüad nagu läbi saada, aga võib-olla tulemused ja ülesanded kannatavad. Aga kõige parem optimum on muidugi selline tõhus juht, mis tähendabki siis balansi leidmist ülesannete, tulemuste, eesmärkide ja inimestega tegelemise vahel. Ja nüüd tekibki küsimus, et mida see siis praktikas tähendab ja miks on seda balanssi hea leida. Põhjus on väga lihtne, nimelt selline inimeste keskne juhtimine, nagu ma päris alguses ka mainisin, tekitab sinu meeskonnas tunde, et nad on kaasatud, nad on märgatud ja see tekitab nendes sisemist motivatsiooni, mida siis Gallup ka mõõdab igal aastal, igas riigis, et kui palju on neid inimesi, kes on tugevalt sisemiselt motiveeritud ja seeläbi ka tugevalt seotud oma meeskonna.